Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Täna olen tulnud avastama kitsarööpmise raudtee muuseumit Lavassaares. Siin mõned eksponaadid jäävadki juba ka selja taha. Lähen siis uurin, mis siin põnevat näha on. Muuseumi territooriumil on palju vedureid ja vaguneid. On ka eraldi maja, kus on ka väike siseekspositsioon. Ja piletikassa on siis selles rohelises vagunis. Kunagi plaaniti Eestisse päris palju raudteesid. Mõned said ka siin valmis. On küll 1928. aasta plaan, et näiteks Raplast Virtsuni on teada raudtee olemas, aga saarte peal ei teaks, et oleks sellised marsruudis tehtud. Aga eks perspektiiviga tuli ikkagi planeerida. Paljudesse veduritesse ja vagunitesse saab sisse minna. See on Poolas valmistatud Oruvedur HF11017 41. aastal. Arvata võib, et sealt võeti sütt ja visati siia ahju ja rong sõitis. Kaevandustes on kasutusel midagi sellist, et reisijate veoks sinna kaevanduse sügavustesse. Lähen proovin ise ka, kuidas siis istuda sisse on. Kujutan ette, et kui sellises pimedas vagunis sõita maa alla, võib päris klaustrofoobika olla. Siin on muidugi hea avar. Ja konkreetne vagun oli kasutuses ka Viru kaevanduses, vähemalt kirjade järgi. Eemal paistab depoohoone ja siit siis päris mitmed raudteerööpad suunduvad sinnapoole. Seal peakski olema raudteejaam, kus siis algab rongisõit. Siin on hea makett rööparaiuste osas. Kui siin esimene on 60 cm või 600 mm laiune, oli vana Saksa raudtee esimese maailmasõja ajal, siis teine on juba kitsarööpase raudtee 750 mm. Aga siin on ka informatsioon, et milliseid laiusi kus keegi kasutas. Tundub, et hakkas rong liikuma. Hoiatushelid, hoidu rongi eest. Ja nüüd rongi peale. Sõit, rong annab teada endast. Hakkan oma ringkäiku siin lõpetama, mis mul üle jääb, kui nüüd selle diisliveduriga siit minema sõita ja soovida teile häid sõite ka suvel ja näeme õues.